kui me räägime keskpargi osalisest hoonestamisest kultuuriasutusega, et siis see ei ole lihtsalt selline äritegemise viis, vaid see on ikkagi ühe avaliku ruumi täiendamine teise avaliku ruumiga. Et nagu Kadri Leetmaa ütles kunagi, et see on mitu korrust parki tuleb pargi sisse veel juurde, et me saame seda avalikku väärtust nii palju veel rohkem juurde. Ja see on see, millest ka ma arvan kogukond väga paljuski aru sai. Sest et kui me räägime linnast kui sellisest, siis linna mõte on tuua kokku erinevaid inimesi, panna nad koos tööle. Ja see on just see, mida Südalinna kultuurikeskus koos oma avaliku ruumiga ümber ringi hakkabki võimaldama, et meil tekib juhuslikke kohtumisi omadega ja võõrastega, mis on ruum, mis tõestab meile, et erinevus rikastab. Esimene eesmärk on tegelikult inimkesksus, et see on maja, mitte maja pärast, vaid see on maja selleks, et võimaldada inimestel midagi teha. Et sellest on ka tingitud tema hästi läbimõeldud siseruum. Sellega on seotud tegelikult ka tema materjali kasutus, et ta eelistab pigem puitu, soojasid materjale, et inimesel on tõesti selline madal lävepakk nii emotsionaalselt kui ka funktsionaalselt. Ja ta lähtubki siis moodsast linnaplaneerimise ideest, milleks on 8–80, ehk siis kui me tagame ruumi, mida on mõnus ja hea kasutada 8-aastasel ja 80-aastasel, siis kõigil, kes sinna vahele jääb, on ilmselgelt okei ka seda ruumi kasutada. Ja loomulikult lõpetades siis tohutu tähelepanu pööramisega elurikkusele, kohalikele sadevee kasutusviisidele ja teistele sellistele hästi peenetele nüanssidele, mis on täna linnaruumi planeerimise praktikas eesrinnas. Ja mis on võib-olla see trikk siis, mida arhitektid tegid selle võidutööga, oli ka see, et nad ehitasid ka selle hoone üles sellise huvitava muutuva spiraalina, mis liigub kõrgustesse ja selle spiraali teekonna käigus on sul tegelikult seal ruumis hästi palju erinevaid kogemusruume. Alustades siis väliruumist, mis on otse seotud siis ümbritseva pargiga, lõpetades siis katuseterrassiga ja sinna vahepeale jääb siis erinevaid võimalusi, kus sa saad nautida kas kunstimuuseumit, kontserte, kus sa saad võtta ka niisuguse rahuliku nurga, kus oma sõpradega olla, õppida või siis niisugune klassikaline avalik lugemissaal, mis raamatukogu juurde käib. Nii et selline erinevate ruumikogemuste loomine ühte tervikusse ja selle juures siis ka sellise dünaamilise seose loomine. See oli see, mis tegi sellest majast ilmselgelt sellise ajas tuksleva terviklahenduse. Ja täna me näemegi seda, kus Siuru võidutöö kavand päriselt vaatab tulevikku, päriselt tunnetab hästi Tartu ruumi ja ei tule siia niisuguse võõrkehaga, vaid tegelikult tõeliselt tundlikult ja kultuuritundlikult teeb kesklinna sekkumise, mis on päriselt Tartu vääriline.